mis teid siia tõi täna? Ilus õhtu. Mis siin toimuma hakkab? Ja reisimuljed. Reisimuljed tahavad tuleta. Väga tore. Ja nagu ma ütlen, et ma ei ole nagu eriline rääkija, aga kindlasti on Jüri parem rääkija, sellepärast, et ma lihtsalt ei osanud talle ei öelda. Ma ütlesin ka, et ma ei ole üldse jutustaja, aga ma teen teisi tegusid, aga siin ma olen, see tähendab, et jah, ta on ikka väga hea rääkija. Ta ei andnud isegi kohta, et ma võiksin ei öelda. Et siin ma olen. Et jah, et tegutsen siin samas, tegelikult üle tee. Ehk siis Pajuse rahvamaja on minul sükene pesapaik. Ehk siis ma olen, kes veel ei tea, ma igaks üks räägin, on ju, et ma olen poole kohaga kultuurijuht ja poole kohaga siis tantsujuhendaja ehk siis tantsuõpetaja või kuidas seda öeldakse, liikumise juhendaja. Ja siis, mis sinna sisse ei mahu, siis tuleb sinna veel juurde, et juurde panna saab igale poole, nii nagu te teate, et kohustusi ja ülesanded saab alati juurde panna. Et aga jah, et see kultuurijuht on mul siis nagu valla rahastada, aga see tantsujuht on mul riikliku rahastusega, et mul on nagu selline kvalifikatsioon, millele siis riik maksab nagu siis oma sellise hinde, millele siis natukene muidugi vald siis peab juurde panema oma valitsus. Nii, aga tegu sellega, et ma päriselt ei ole nüüd nii kõva jutustaja, et jah, et seal grupi ees ja rühma ees ma ütlen küll, et parem pool ja vasak jalg ja nii edasi on ju. Et ma mõtlesin, et kui kõik ütlevad ja, sa paned kõik liikuma ja sa teed kõik ja nii edasi, et vaatame, kas see teie peal toimib. Teeme kohe sukse elava katse. Rütm on selline. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No proovime. Lähen. Ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jalad tahavad ka tantsida. Lähen. Ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Võtame vaherütmi sellise. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Õpitud 3 sellist toredat lõiku ja selle paneme kokku ja saame alati korrata, nii et kes ütles, et ei saa tantsida ja nautida seda kõik istudes. Aga et toredam oleks, siis paneme ka muusika. Kas teil oli meeles kõik, jah? Millega alustasime? Plaksudega, kätega, mis teisena oli? Jalad ja kolmandaga olid siis käed aeglane, kiired. Taksud. Imeline. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ja! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, käed. Aeglane, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aeglane, 1, 2, 3, aeglane.
sellisest reisist nagu Norra reis. Ehk siis mul õnnestus seal käia. No näete, et saate kohe oma muljeid siia midagi lisada, kui tuleb midagi tuttavat või näed, et aga jah, et ma tean sellest või olen seal käinud, et võite aga kohe kindlasti käe tõsta ja võib-olla oma sellise poolse meenutuse lisada, kui meil hetk tuleb. Ehk siis, aga kuidas ma sinna sain, et ega mina ei ole tegelikult reisija ja ma ütlen kogu aeg, et ma olen küll reisinud siin-seal, aga kogu minu reisimine tegelikult on käinud minu erialaga. Ehk siis suurem jagu ma võin öelda jah, et ma olen selles riigis tantsinud ja seal tantsinud ja sellel laval olnud ja nii on ka üle Eesti, et selles rahvamajas olen tantsinud ja selles lennusadamas olen tantsinud ja nii edasi. Ja nii on ka tegelikult minu reisidega. Aga vaat see oli natukene täiesti teises kontekstis. Ehk siis toimus siis selline valla eestvedamisel ehk siis projekti raames, kus siis oli siiski suunatud, oligi siis nagu kultuuri ja siis sellise valdkonna poole. Ehk siis õppereis toimus parimad praktikad ja kogemused kultuurivaldkonnas. Ehk me käisime reaalselt vaatamas, kuidas siis Norras kultuuri tehakse. Nii, meeskonnas olidki Põltsamaa valla kultuuritöötajad ja vallavalitsuse esindajad siis, et mõned esindajad olid ka sealt. Nii, ja ta toimus siis projekti raames õppereis Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammi toel. Ehk siis selle jaoks kirjutati projekt, ehk siis ja saime rahastuse ja nii me käisime. Ehk siis võib öelda jah, et ei kulutatud ei kellegi maksumaksja raha ka tegelikult. Vot, et selline tore reis. Ehk siis, mis meil siis toimus? Küsin veel, et mis on Norra selline suurem linn ehk pealinn? Oslo, näed, ikka tuleb juba. Vaat, meil oli ka siis Oslos võimalik seal ringi käia ja seal on Norde ja Follo omavalitsus. Ehk siis siin samamoodi hästi palju väikelinnasid ja piirkondasid tegelikult kõike ühise juhtimise alla pandud ja toimub ikka selline hästi selline suure, kuidas ma nüüd ütlengi, ka, et keegi ei tea võib-olla, et milline piirkond või milline ala üldse sinna kuulub või ega see niinimetatud see linnapäev või vallavanem võib-olla ei teagi, et mis maja seal on nüüd seal. Aga hästi palju, nagu mis silma jäi, on hästi sellist palju multifunktsionaalsust. Ehk siis näiteks, kui on üks hoone, siis seda hoonet kasutatakse hästi erineval moel. Ja sinna on kokku põimitud hästi palju asju. Ehk siis vaatame kohe, millest ma hakkan rääkima, ma lähen korra siit edasi.
natuke on paljusid külahooneid või inimesi. No ikka peab olema. Aitäh sulle ja edu. Aitäh kutsumast. Ja astuge ikka palju see Rahvamajast läbi. Jüri käib päris tihti, tuleb hommikul, ütleb tere. Nii, aitäh teile. Nii, kommi ka, no kommi tahavad alati peale, et energiat peab kuskilt saama. Aitäh. No kui ma mõtlen, mida rääkida, ma ei ole eriline rääkija, nagu te näete. Ausalt, jah. Aitäh. Ja me saime külamajja uued nõud. Ja ma lootsin, et täna tulevad kõik siia, kes selle projektiga haaratud on, aga kahjuks ei tulnud. Aga nagu Maia ütles, et ma vahest põikan sisse, siis ma nägin, et siin pakiti ja ütles, et oi, kui ilus magustoidu see on. Aga siis öeldi, et ei, et tänapäeval juuakse sellest šampanja. Ja siis ma tõesti võtsin šampanja, nii et Toomas, palun, sina kui projekti kirjutaja ja Eda kui nõude tegija. Vas saate sellega hakkama. Kahekesti siis ma. Kahekesti, see on teie õigus. See on meie õigus. Aitäh teile.